Tere! Tere! Mina olen Richard. Ja mina olen Marie ja te vaatate Tapa Gümnaasiumi televisiooni esimest saadet. Täna on eetris Tapa Gümnaasiumi televisiooni kõige esimene saade ning selle käigus saate teada, kuidas tähistati Tapa Gümnaasiumis soome keele päeva. Kes võitis TGTV logo konkurssi? Milline oli Tapa Gümnaasiumi kooliraadio esimene saade ning TG Ekspressi esimene number? Oktoobril tähistasime Aleksis Kivile pühendatud soome keele päeva, mis toimus TGs esmakordselt. Selle raames toimus kontsert, kus lauldi, tantsiti ning mängiti pilli. Valmis ka õpilasfilm ja toimus ka erinevaid tegevusi õpitubades. Võõrustasime pea 50 õpilast erinevatest koolidest ning meil oli külalisi ka Soomest. Muideks, ka Soome suursaadik tundis meie õpilasfilmi vastu nii suurt huvi, et palus endale sellest koopiat. Tapa Gümnaasiumi televisiooni võttegrupp käis sündmusi kaemas ning külalisi intervjueerimas. Oktoobril oli Tapa Gümnaasiumis rohkem sagimist kui tavaliselt. Nimelt tähistasime Soome rahvuskirjaniku Aleksis Kivi päeva. Külas käisid paljud soome keele õppijad erinevatest Eesti koolidest ning meil oli ka au vastu võtta Soome suursaatkonna pressiesindaja Hannele Valkjaniemi ning Juhani Koivuviita Soome keele instituudist. Nad käisid kõnelemas Eesti-Soome sõprussuhete tähtsusest ning keeleõppe olulisusest. Tapa Gümnaasiumi koolipere korraldas külalistele uhke kontserdi, kust ei puudunud laul, tants ega ka pillimäng. Sina Araka, ole Ilja. On nime Metsahoi. 11. ja 12. klassi õpilased tegid Aleksis Kivi teose 7 venna põhjal lühikese tänapäevastatud videolavastuse, mille koopiad ka suursaadik ja instituudi esindaja palusid. Antud videot saab praegugi Tapa Gümnaasiumi YouTube'i lehel vaadata. Uurisime ka külalistelt, mida nad soome keelest ning vastuvõttest arvavad. Kus koolist te tulete? Pirita Majandusgümnaasium. Viljandi Kesklinna koolist. Kadriina keskkoolist. Mina tulen 2 kooli õpilastega, Kivili esimesest keskkoolist ja Kohtla-Järve Järve gümnaasiumist. Mis on teile tänase päeva jooksul kõige enam meeldinud? Hetkene käsitöö meeldib väga. Ma arvan, et see kontsert, mis enne oli. Poist- ja tantsurühmad. Kontsert oli väga vahva. Miks olete valinud just soome keele õppimiseks? Sest see on eesti keelele, Eestimaal on väga tähtis soome keelt osata minu meelest. Sest kuna Soome on meie naaber riik ja seda võib väga vaja minna seal. Ei olnud otseselt valiks, et tuli suunaga kaasa, aga ma ei kahetse, et ma pidin soome keelt õppima, et see on toonud mulle väga palju häid võimalusi ennast arendada. Näiteks milles? Oli 10. klassis võimalus minna Soome vahetusnädalale ja sealt on tutvused siiamaani ka 2 aastat pärast alles, nii et väga hinnelised sõbrad. Miks olete valinud ametiks soome keele õpetaja? See tuleb minu perekonnast. Minu isapoolne vanaisa oli ingeri soomlane. Kuidas on teile tänane päev siin Tapa Gümnaasiumis meeldinud? On väga meeldinud, et see kontsert või aktus, mida nägime, oli hästi korraldatud ja hästi tublid õpilased on ja rõõm meel olla siin. See on väga huvitav on näha aktiivseid õpilasi ja isegi kuula soome keelt. Kas Eestis on soome keele õppimine populaarne või võiks olla rohkem õppijaid? Ma arvan, et võiks ikka olla rohkem, aga mul tundub, et on niisugune hea põhiline tegevus olemas ja sealt on hea arendada edasi, et täitsa positiivselt suhtun. Ja kas Eesti koolid on soome keele õppimiseks piisavalt võimalusi loonud või võiks olla ikkagi rohkem? Seal, kus on õpetaja, nemad teevad väga tublisti tööd, et võib-olla siis koolitada rohkem õpetajad ja siis seda kaudu saada uusi koole ka juurde. Kas soome õpilaste seas on eesti keele õppimine ka sama populaarne nagu Eesti soome keele õppimine? No kahjuks ei ole, et neid võimalusi on väga vähe, et ainult Helsingis on üks põhikool, mis õpetatakse eesti keelt kohe esimesest klassist, aga muide see on väga haruldane.
ja kas soomlased ja eestlased on teie arvates piisavalt lähedased või peaksime suhteid veel soojendama? No suhteid peaks alati soojendama, aga keegi teine ei ole nii lähedane teineteisel kui meie oleme. Mõne nädalat tagasi läks käima Tapa gümnaasiumi televisiooni logokonkurss. Osavõtjaid oli 3. Sabrina Karajev 4. B-klassist, Kerli Soom 11. humanitaarklassist ja Nadezhda Tšufpilo 7. A-klassist. Võitjaks osutus logo, mille numbriks oli number 3 ja tema loojaks istub meil ka siin Kerli Soom. Sellele pildile kogunes 20. novembriks 120 laiki. Nagu öeldud, siis on meiega stuudios Kerli Soom ning räägime temaga, kuidas ta selle idee peale tuli ja kui kaua ühe logo tegemine aega võttis. Kerli, räägi meile, kuidas see idee sul tekkis? No idee tekkis mul niimoodi, et ma sain logokonkursist teada ja ma lihtsalt mõtlesin ja võtsin sellise väikse tahvelarvuti kätte ja hakkasin tegema. Ja ühe logo tegemine võttis aega umbes 1,5 tundi. Mis andis inspiratsiooni logode valmistamiseks? Inspiratsiooni mul tegelikult ei olnud, ma lihtsalt hakkasin tegema. Sundisin ennast. Kas oli ka selliseid logosid, mis nii-öelda läksid prügikasti ja mida nagu palju ajas sind see logode valmistamine ja selle protsess närvi või viskas nagu üle? No paar tükki oli küll sellist, mis ma lihtsalt minema viskasin. See ei meeldinud mulle. Mitu logo sa kokku tegid? 6. Noh, aga ega me siis ilmast seda konkursiti teinud. Meie võitja saab ka T-särgi auhinnaks ja kuna ta siis disainis nii kena logo, nagu näha, siis panime selle T-särgi peale ja kingime siis sulle. Palju õnne! Aitäh! Täname osavõtjaid osalemisest ja loodame, et Sabrina Karajev ja Nadezhda Tšufpilo ei ole kurvad, et nende logod kahjuks ei võitnud. Koolitelevisioon pole kaugeltki esimene meediaväljaanne meie koolis. Tapa gümnaasiumis on kooli meediaga tegeletud juba 36 aastat ning juba ammu enne televisiooni tegutsevad meie koolimajas ka kooli ajaleht ja kooli raadio. Kuna täna on TGTV sünnipäev, siis olemegi endale külla kutsunud kuulsad meediategelased Helger-Hans Külmaliku TG Ekspressist ning Taavi Toopi Tapa gümnaasiumi kooliraadiost Sõlm. Tere! Tere! Rääkige meile, et millal täpselt alustas raadio ja millal alustas täpselt ajaleht? No eks ma siis alustan esimesena, et raadio siis tekkis väga kaua aega tagasi. Alguses oli siis 1977. aastal oli siis niisugune poiss nagu nimega Arnold Pilt, kes siis 8. klassi poiss mõtles, et võiks teha siis niisuguse asja nagu kooliraadio on ju. Ja siis ta hakkaski, või noh, kõigepealt oli vaja tehnikat selle jaoks, et saaks teha niisugust asja üldse. Siis läks mingi paar aastat mööda, sai selle tehniku kogutud ja siis hakati tegema 79. aastal taheti teha siis aasta lõpus esimene saade, aasta lõpu saade, aga see tehnika varastati ära, mikrofonid ja osad juhtmed ja siis jäi see tegemata. Aga järgmisel aastal 23. veebruaril tehti siis esimene saade, mis oli siis meestepäeva saade. Ja põhimõtteliselt see oligi siis siuke nagu algus sellele raadio tegemisele. Ja ajaleht siis tekkis 1990. aastate esimesest poolest ja vahepeal on vahetunud kogu toimetus ning siis ka peatoimetaja olen mina juba väga mitmes. Ning algselt ilmus ainult üks leht, mis võis juhtuda, et oli 1994. aasta paiku, aga see ei ole veel täpselt kinnitamisel.
ning tänaseks päevaks on siis välja kujunenud meil väga toimiv toimetus, kus on 11 liiget ja näed, sul on kaasas ka üks kõige värskematest numbritest, on mul õigus? jah, see on tõesti kõige uuem, mis meil on välja antud. Kas mul sõna? Selline siis on kõige värskem number siis Tapa Gümnaasiumi Ekspressist. Me nägime TG Ekspressi viimast numbrit, kuid hullult tahaks teada ka, millised on saated Sõlme algusaastatest? Millised on saated, jah? Võime siis kuulata ühte saadet, mis on siis, kuna praegu on jõulud tulemas, siis valisin ühe siukse saate välja, mis on siis 84. aasta Nääri saade. Et kuulame seda. Kas teil on mõni tore mälestus jõuludest, kui te veel laps olite? Jaa, on küll. Jõulude ajal, kui me ema-isaga kirikusse läksime, siis teadsime, et koju tulles ootab meid alati kingitus. See kingitus oli kummuti peal ja see oli igaks jõuluks raamat, kuhu ema sisse kirjutas. Et jõuludeks, kas siis ühele tütrele või teisele tütrele, meid oli 2. Kas te jõulude ajal kirikus ka käite? Käin. Ja kui veel ei tohtinud Tapal käia, siis käisin näiteks Järva-Madises või Amblas, kui oli võimalust. Aga käisin. Kummad teile rohkem meeldivad, kas jõulud või näärid? Rohkem meeldivad jõulud, sest need on vaiksed ja perepüha on see. Ja kuidagi südamelähedasemaks on jäänud jõulud. No aga kuulge sõbrad, nagu te olete näinud, meil on laual tort. Et meie siin pole ainukesed staarid. Et meie kogu selle saate tegemiseks on kokku tulnud väga suur tiim. Ja nüüd siis esimese saate puhul lõikamegi siis tordi, tuleme kõik sööma seda ja naudime ja tähistame Tapa Gümnaasiumi televisiooni sünni.